hommikust neljapäev, 3. aprill ja 5 minuti pärast saab kell 7, mis tähendab televisiooni algusaega. Just see hetk tagasi kõlanud muusika, täiesti ajalooline hetk. Esimest korda alustab siis Eesti Televisioon 3. aprilli 2014. aasta saateid. Ja ei tee seda mitte kunagi hiljem. Ja mitte kunagi hiljem ka, nii et tõesti, kui te seda muusikat kuulsite, täna hommikul olite erakordselt ajaloolise hetke tunnistajateks. Loodetavasti on pilk hommikul reibas, värske ja välja puhanud, et kõigele sellele siis pika päeva jooksul kaasa elada. Ja, aga meile tegime ühe väga toreda üleskutse. Urmas alustas seda käies siis nädalavahetuse mööda Eestimaad ringi ja Iida Urgetes. Jah, ja see tõesti, see ju, eks ma olen ju ka sõitnud mööda Eestit ringi, eks ju, sellist siili otsimist, ma arvan, et paljud saavad ju aru, kuidas sa kevadel ikkagi tahad minna loodusesse ja kõndima ja ringi vaatama. Ja ei püsi enam kuidagi toas, sest päike on väljas. Ja mingil hetkel sulle tundub, et sa kõiki kohti näinud. Seal ma olen käinud ja ei ole suuremat lusti, kui sa siis leiad midagi sellist, mis sind tõesti rõõmustab, mis tõesti tundub sulle eriline, mille kohta sa tahad koha peal lugeda, mille kohta sa tahad pärast seda lugeda, kui sa oled sealt ära tulnud. Ja kuhu sa tahaksid kõiki saata? Ja kuhu sa tahaksid kõiki saata ja ehkki sa saad aru, et olgu peale, et kui Iida Urkete juurde hakkab saabuma 10 suurte turismibusside kaupa inimesi, siis see võib-olla ei ole enam nii lummuslik. Aga samas, kui satub nagu üks bussitäis, miks ka mitte? Aga sina olid seal üksinda. Mina olin täiesti üksinda. Ja seal inimesed kohendasid, tegid väiksed kevadtöid, aga nad olid kohalikud inimesed pigem. Ja tõesti, meie enda Facebooki lehekülje peal, siis televisiooni omal, on nüüd püsti üks tore kaart ja nagu te näete, 3 mammu on sinna tekkinud eilse päeva jooksul. Iida Urked olid tõesti esimesed ja meie ettepanek on väga lihtne. Kui te teate, et teie lähikonnas või teie ümbruskonnas on mõni selline tore paik, kus tõesti hing puhkab, kus tõesti mõtted tulevad head, kus on tore rahulik olla, siis andke meile sellest teada. Paneme need kohad kaardi peale väikese kirjeldusega koos. Ei ole midagi toredamat, kui laupäeva hommikul lüüa see kaart lahti või miks mitte reede õhtul või neljapäeval vastavalt, millal aega ja võimalust on. Ja koguda sealt inspiratsiooni, kuhu minna, mida teha. Hommikust kesknädal, 5 minuti pärast saab kell 7 televisioon alustab ja 2. aprill on täna. Tere hommikust, väga tore päev, väga tore hommik, juba kas või sellel põhjusel, kes ei ole hommikul enda peast toredate põhjuste nimekirja jõudnud koostada, miks seda päeva väga toredaks pidada, siis täna on rahvusvaheline lasteraamatupäev, jah? Ja, Anderseni sünnipäeva tähistatakse ja just sellest johtuvalt siis rahvusvaheline lasteraamatute päev. Ilmselt räägitakse rohkem nendest raamatutest ja laste lugemisest ka, et nad lasteraamatut kätte võtaks. Millist lasteraamatut lugesid, Katrin? Millist lasteraamatut ma viimati lugesin või? Ma mõtlen, ma pilte vaatasin sellest Edgar Valteri raamatust Kassike ja kakuke, mis on üks minu lemmik. Aga sealt suurt lugeda ei ole, seal on väga filosoofilised pildid, need mulle meeldivad. Mina tõenäoliselt lugesin viimati Ippi ja Jannekest. Ja seda saab õhtuti lugeda, mõnikord saab õhtuti seda lugeda ja siis tõenäoliselt oli see vist viimane lasteraamat, mida ma tõesti lugesin. Ette. Ja, aga tõesti nii on Hans Christian Anderseni sünnipäeva tõttu 2. aprillil 1805, siis tema sünniaastapäev täna ja ta kirjutas üle 200 muinasjutte ehk pani siis kirja. Tegelikult nad on ju ka väga erinevad nagu pärimuslood ja kõik nii edasi. Ja mitte nii väga ka lastelood kõik. Ja mitte alati mitte nii väga lastelood, jah. Ehkki ka tänapäevased lastelood, see on ka jälle väga huvitav, kuidas nad tõenäoliselt aja jooksul muutunud on ja tänapäeval eriti, kuidas teatud teemad ühest või teisest loost nagu väga välja jäävad. Aga olgu peale, me ei tahtnud tegelikult sellest rääkida. Tahtsime vaadata tõtt nädalavahetustega, sest et kevadised nad ikkagi tulevad. Tuleb täna Henri hommikul rääkima nädalavahetusest, mis ta tahab, kui palju seal miinuskraade, kõike seda, aga päike käib ikkagi kõrgema kaarega, mis tähendab, et aeg on alustada operatsiooni, mille pealkirjaks me oleme ise oma keskis kuulutanud siili otsimine. See on üks väga tore lugu. Siili otsis üks perekond, kes aeg-ajalt avastas, et kevad on käes. Tallinnas elades siis isa pani lapsed autosse ja mindi siili otsima, mindi loodusesse. Ühesõnaga, see käib kevade juurde, see siili otsimine. Siili otsimine käib kevade juurde, jah. Ja sellega põhimõtteliselt, ma arvan, kui aprilli alguses alustada, siis siili võib rahulikult otsida kuni jaanipäevani välja. Ja siis pärast seda on suvi. Siis tuleb jalad seinale panna, siis siili ei otsita. Siis on nagu teine operatsioon hoopis, see ei ole enam siili otsimine. Aga sa käisid ka siili otsimas? Ja ma käisin möödunud nädalavahetusel siili otsimas, sõitsin mööda Rapla maakonda ja ma ei olnud käinud sellises paigas, kus ma avastasin ühel hetkel endale Iida Urked.
see on tõesti huvitav. Ida Urket võib leida enam-vähem selles punktis, kus te kaardil praegu näete, see ilus punane täpikene, tegin seal ka pildi, jah, see on minu tehtud pilt, väga hea pilt. Väga hea, väga kõnekas pilt. Annab aimu, mida sa nägid. Jaa, see on üks karstiala ja see on päris suur territoorium seal, on üks karstiala, kus sa siis saad... See on muuseas Eesti suurim karstiala. On nii, seda juba teab Katrin rääkida. Seda ma vaatasin järgi, et tõesti see on Eesti suurim karstiala ja ta on siis Kuimetsa kandis oli see, eks ju, kus sa jõudsid. Kusjuures ma olen käinud seal, ma arvan, umbes 30 aastat tagasi. Mul elas seal ühe sõbranna ema lähedal ja ma mõtlesin, mis pagana koopad need nii huvitavad on. Vaata, siis ei olnud seda suurt teadmist. Aga ma mäletan, et bussipeatus oli, kuhu oli kirjutatud Urke. Ja Urke bussipeatus oli seal tõesti kohe kõrval. Nii et seda on hea lihtne ära leida ja tulles siis ütleme niimoodi Tartu maantee poolt, kes hakkab nüüd minema Tartu maantee poolt, siis nad jäävad ilusasti vasakut kätt. Ja Rapla poolt tulles jäävad nad paremat kätt. See on niimoodi juba koha peal. Aga tegelikult selle jutu mõte on ju see, et ikka sa laupäeva hommikul, kui sa oled osaline operatsioonis siili otsimine, pead sa hakkama nuputama, kuhu siis minna. Ja sa tegelikult ei oska ju otsida neid Ida Urkeid. Aga kuidas sa neid üles leidsid? Leidsin tegelikult juhuslikult, läksin hoopis sinna Hiiemäele, tahtsin sõita edasi. Järgmine punkt oli Hiiemägi, kus ma ei olnud ka käinud. Selle ma leidsin kaardi pealt ja tee peal lihtsalt opa, Ida Urked. Jätsime auto seisma, pöörasime sisse ja selgus, et oli selle reisi kõige huvitavam osa. Ja nüüd järgmine ettepanek. Inimesed, olge head, saatke meile just selliste sarnaste paikade kohta informatsiooni, kus oleks lihtsalt tore jalutada, kus oleks tore siili otsida ja saatke väike pilt, saatke väike kirjeldus, kus kohas see paik on, me paneme oma kaardi peale ja kui hakkab laupäev jälle kätte otsima, kui on operatsiooni siili otsimine kõige ergum hetk, siis on hea koht, kus seda vaadata, kust lihtsalt otsida endale informatsiooni, kuhu ema, vanaema, aga võib-olla ka naise, võib-olla laste, võib-olla mehe ja nii edasi ka koos sõpradega siis välja sõita, kus mõnusasti laupäevast aega veeta.